daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, partnerid ja mentorid, Solariderid ja nende lähedased, hooandjad ja teised külalised. Oleme leidnud oma tee siia garaaži ühel erakordsel põhjusel. Tere tulemast Solaridi 3. päikeseauto esmaesitlusele ja Solaridi 5. sünnipäevapeole. Tänase õhtu avab Solaridi tegevjuht Asso Soosalu. Tere õhtust! Mul on siiralt hea meel, et teid on täna siia kogunenud nii palju ja väga hea meel on ka teie üle, kes meid seal veebis jälgite ja meie tegemistel silma peal hoiate. Tänane päev, ma arvan 5 aastat tagasi, kui siin samas majas 2 Tartu Ülikooli tudengit läksid Alvo Aablo juurde ja ütlesid, et nad tahavad teha midagi ägedat. Ja Alvo leidis siis sellise projekti nagu päikeseauto. Ma arvan, et sellel hetkel ei uskunud tegelikult mitte keegi, et 5 aastat hiljem me oleme siin samas Delta majas ja tähistame oma 5. sünnipäeva ja esmaesitleme Solaride 3 autot. Ehk siis 5 aastat on läinud väga kiiresti. Me oleme selle aja peale käinud esimese autoga Marokos. Imeline seiklus oli. Teise autoga 2 aastat tagasi tulnud maailma 3. Austraalias, võisteldes esimest korda. See on väärt aplausi küll, eks ole. See on väärt aplausi. Ehk siis 5 aastat on läinud väga kiiresti. Me oleme kasvanud väikesest pundist, kes tahtis saavutada midagi hullumeelset väga suureks ja töötavaks organisatsiooniks. Ja täna, kui me tähistame oma 5. sünnipäeva, siis te kuulete täna paari kõne. Ja need kõned laias laastus räägivad koostööst. Sest Solaride, kui te meie kodulehel olete, siis seal on ka Solaride on koostöö. Ja seda me oleme. Ehk siis täna need inimesed, kes laval on, esindavad 4 väga olulist sammast või ratast, nagu autol on ka 4, Solaride juures. Ja see, mida või keda nad esindavad ja kuidas nende nurk Solaride'i mõistes on, räägivad nad juba teile täpsemalt ise. Aga mis seal ikka? Ma tahaks, et tänane õhtu oleks tähistamine, nautimine. Ehk siis, kui see auto siia lavale ükskord sõidab, siis pärast seda ma tahan, et te tõesti kogu südamest tähistate meie 5. sünnipäeva ja 3. päikeseauto lansseerimist meiega koos. Aitäh teile! Aitäh, Asso! Kas teadsite, et Solaride sai otsustava tõuke oma esimese päikeseauto valmimiseks just Eesti riigilt? Alates sellest on nad olnud meile oluliseks toetajaks. Aitäh kõrgemad avaliku sektori jõud, et väärtustate noorte arengut. Palun lavale Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Sigrid Rajalo. Minu poolt esiteks 12 punkti selle väga sugestiivse sissejuhatuse eest, et sellist asja pole ammu kuulnud. Mul on ka väga hea meel siin olla. Ühest küljest, kui kutsutakse esindama kedagi, eks ole, riiki, siis ma alati tahaks öelda, eriti praegusel juhul, et need maksumaksja vahenditest tehtud esimesed investeeringud Solaride'i on meie kõigi investeeringud olnud, nii et olgu siis see esiteks ära klaaritud. Aga kuna on sünnipäev, siis palju õnne! 5 aastat ei ole veel väga pikk vanus, aga see on täpselt selline vanus, kus on veel julgust ja tahtmist küsida igasuguseid kompleksivaba küsimusi ja rääkida hästi kompleksivabadelt erinevatest teemadest. Ja uskuge mind, ma tean, millest ma räägin. Mul endal kodus üks 5-aastane, kes ei väsi küsimast, miks ja miks nii
ja miks mitte nii, aga kuidas ikka saaks ja ei väsi rääkimast ehk et ei väsi ennast kuuldavaks tegemast, ei väsi kauplemast. Ja SolarRide iseloomustab ka see, et te olete kogu aeg nähtaval, nii et kes te seda tiimi olete juhtinud läbi erinevate aastate, siis tegelikult see tänukõne on kõigile teile, et palju õnne teile, et olete nii edukalt nähtavad olnud ja hästi palju inimesi kaasa tõmmanud iseenda tegemistega. Aga kui küsida, et okei, et maksumaksja on siis investeerinud siia, et mis me siis siit saanud oleme, ma ütleks nõnda, et tegelikult 5 aastat on veel liiga lühike aeg, aga iseenesest juba see, et te olete kaasa tõmmanud nii palju inimesi iseendaga ja mitte ainult iseendaga, sest et kui Asva siin alguses ütles, et riik oli see, kes siis andis nagu tõukejõu, kindlasti kolleegid ka haridusministeeriumis, siis tegelikult teie inspireerisite meid majandusministeeriumis välja töötama ühte, ütleme meie jaoks MKM-is siis ebatavalist meedet, ehk et me töötasime välja inseneritudengite toetusmeetme, et teiesuguseid veel toetada, ehk et siis erinevaid tudengeid, kellel on sellised hästi pragmaatilised, praktilised ideed, mida nad tahaks ellu viia, aga vahendeid napib. Nii et konkurents sellele meetmele on päris kõva, kuskil ligi 1 miljon aastas me saame välja anda EIS-i kaudu ja väga hea meel on selle üle, et SolarRide on pidevalt olnud siis ka seal pildis. Nii et veel kord, 5 aastat ei ole tagapikk aeg, aga täpselt see õige aeg ja ma loodan, et seda sellist kompleksivaba küsimist ja ideede rohkust teil jätkub ka siis, kui te olete 10-aastased ja 15-aastased ja miks mitte ka 50-aastased. Nii et hoidke seda väga ägedat energiat, väga ägedat entusiasmi ja pange sama hooga edasi. Ja mis teile siis muud soovida sinna uuele võistlusele, kui et naelkummi ja päikepilve? Aitäh, Sigrid! Päikeseauto ning kõik selle ümber jääks vaid unistuseks, kui huvi teadmiste ja hariduse vastu poleks nii suur. 3 hooaja jooksul on SolarRide'i ridades olnud liikmeid 23 erinevast koolist nii Eestis kui ka välismaal. Siinkohal võime järeldada, et haridus on vaieldamatult SolarRide'i ja SolarRidereid edasiviiv jõud. Eriti uhked oleme just selle üle, kuidas SolarRide on ühendanud Eesti suurimat kõrgkoolid. Palun lavale Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri ja Tallinna Tehnikaülikooli rektori Tiit Landi. Austatud rektorid, palun valgustage meid, miks on ülikoolide ja SolarRide'i vaheline koostöö ikkagi nii oluline. Me peame nüüd Tiiduga kokku leppima, kumb alustab? Jah, meil on... Kas meil oli ette 2 kõne? Peaaegu. Aga ma teen mõne sissejuhatuse, et ma tulin praegu, oli 2 tundi, natukene 2 tunni teel, tulin Tartusse ja vaatasin, et kas päike ei paista. Ütleme, enamus teed päike ei paistnud ja see tekitas mul sellise tunde, et nagu veendumuse, mitte veendumuse, aga tunde, et tegelikult see elu ongi meil natuke selline hall praegu, olnud juba päris pikka aega. Mingid häid uudiseid ei ole, jah, et päike võib-olla tuleb vahepeal ka välja pilve tagant ei sära ja majandus kiratseb meil, me ei saa kuidagi kännu tagant välja, kus need probleemid on ja ma tulin ka tegelikult, mis ma hiljaks jäin, ma praegusel hetkel ka kandideerin uuesti Tehnikaülikooli rektoriks, rektori valimised on juba 2 nädala pärast, oli debatt, ega seal oli debati keskmes, oli just need samad küsimused, et mille taga on see meie majandus ja järgmine võib-olla siis, kus tuleks järgmine arenguhüppe. Loomulikult, kuna ma olen Tehnikaülikoolis, siis oli küsimus, et meil ei ole insenere ja miks te ei anna meile insenere.
et kuidagi hall tundub see kõik, aga siis kui me vaatame natuke ringi ja ma mõtlesin, kuhu ma nüüd täna sõidan, et ma sõidan ju Tartusse hoopis, kus on päike võib-olla paistab rohkem ja uus Solaride'i auto tuleb, siis tegelikult ei ole see hullu mitte midagi ja tegelikult tudengid on need, kes võib-olla peaks vaatama tudengite poole, et kuidas meie majandust edasi viia ja siit me jõuame koostööd, aga ma annan võib-olla vahepeal nüüd Toomasele sõna. Tiit on harjunud rääkima täna. Aga see, et me Tiiduga siin kõrvuti seisame, on minu arust nii tüüpiline sellele, mida Solariderid teevad. Eesti ülikoolide, Eesti erinevate ainete või õppeainete esindajad teevad koostööd. Ja mõneti see, et me siin Tiiduga kõrvuti oleme, on ka natukene tänu sellele. Ma arvan, et see Solaride ühendab ülikoole, ühendab õppureid. Ja minnes selle ühisväärtuse juurde, et Solaride on minu arust suurepärane näide, kuidas on võimalik ühe sellise suure ambitsiooni nimel panna oma üksikeriala tööle koos teiste erialadega. Inseneeria projekti ümber töötavad mehhatroonikust kuni just kommunikatsiooni inimesteni suured meeskonnad välja. Ja ma arvan, et see on selle projekti üks suurimaid väärtusi, et sa saad lisaks enda konkreetsele erialale, sa saad kõrvuti töötada meeskonnas ja sa näed, kuidas teiste meeskonna liikmete töö panustab sellesse lõpptulemusse. Ja ma olen enam kui kindel, et ükski inseneeria projekt ei läheks kindlasti nii sujuvalt kui üldse, kui ei oleks seal juures ka kommunikatsiooni, ei oleks turundust, et kõik see, mida siin Solaride'i puhul ja Solariderite tegevuse puhul me imehästi näeme. Nii et esimene tunnustus on Solarideritele, et selle ühise ülikoolide erialalise koostöö suurepärane tulemus. Aga Tiit, ma annan sulle edasi. Ja ma tahtsin ka natuke koostööd rääkida, et kui ma 21. aasta septembrikuus oli see, vist oli natuke hall aeg, aga see selleks, kui oli H-keskuses siis esimese Solaride'i väikesauto lina sikutamine natuke, et siis ei olnud. Ja siis ka tõepoolest mul oli ka suur au ja rõõm olla laval. Ja seal ma just nimelt ma rääkisin koostööst, aga ma ei rääkinud mitte lihtsalt koostööst, ma rääkisin enneolematust koostööst. Tegelikult natuke ootus oli ka sellele, selles mõttes enneolematu, et nimetame seda Eesti kontekstis, nagu väike riik nagu me oleme, enneolematult palju erinevaid kõrgkoole, kes osalesid, ma ei tea, kas Kunstiakadeemia on teil järgmises etapis ka võib-olla plaanis kasvata, kui nad veel ei ole või kedagi veel. Aga et see on koostöö väga-väga lai ja nagu Toomas ütles, et need probleemid, mida te lahendate, need on niivõrd päris elu probleemid komplekssed, et ei piisa need insenerist, et on vaja välja kuni turundajateni. Ja see koostöö tegelikult, mis see veel teeb, et see ühendab ülikoole, me Toomasega oleme ka tänu Solaride'ile ilmselt veel paremad sõbrad, kui me oleme muidu olnud. Aga see teeb ka Eestis suuremaks, et me oleme väike riik ja ilma sellise enneolematu koostööta me ei suuda ka mujal maailmas, eriti veel Austraalias, kusagil välja paista. Et just enneolematu koostöö on see, mis viib meid edasi ja lõpetuseks veel minu poolt, et kui ma tulen tagasi veel kord korraks inseneride juurde ja tõepoolest meil insenere on võib-olla natuke vähe võitunud või võiks olla rohkem, aga ka just läbi üliõpilaste koos tegemist ja ma arvan, see on ka selline ülioluline, et te näitate, populariseerite seda eriala ja ma olen väga ise optimistlik ja ootan väga, et tänu sellele koostööle ka tuleb ka Eesti saab rohkem insenere tulevikus. No Tiidult on nüüd mitu korda kõlanud inseneride puudus ja vajadus ja nii edasi, et on nõus, jah, on vaja. Ja selle inseneride puuduse juures on minu arust Solariderid on teinud suurepärase töö. Te käite ja suhtlete koolidega. Aune istub siin, kellele ma silma vaatan praegu ja Aune on seda korduvalt ka öelnud, et erialasid valitakse mitte niivõrd palga pärast, aga vaadatakse, mis inimesele tegelikult südamelähedane, mis meeldib.
ja ma arvan, et Solariderite töö käia koolides ja tutvustada seda ühistöös ja ühiste vilja, et see annab suurepärase pildi, et mida lisaks inseneeriale, kellele on vajalikud ka need teised erialad, et mida annavadki need, kellel on huvi, kui kommunikatsiooni peale, kuni filosoofini välja, et kõike seda on võimalik, kui on ühine idee, on võimalik suurepäraselt kasutada. Ja ma ei alatähtsustaks Solariderite töö juures ka ühte komponenti veel, et see on suhtlemise vorm ja uskuge mind, see vahetu suhtlemine hoiab vaimu erksana, nii et suurepärane. Nii, aga Toomas, mida sina Solarideritele Austraaliasse kaasa soovid? No kuivõrd Austraaliasse minek on just selge, et lähete sinna. No minge sinna maakera Kukla poolele, aga öelge seal Kukla poolele, et maailma tipud on Eestist. Aga Tiit, mis sinu soovib? Ma soovin, sa ütlesid ka juba teile ära selle, mida ma ka mõtlen samas, aga tegelikult ma soovin teile päikest. Ma soovin teile vastupidavust ja ka rahulikku meelt. Aitäh, Tiit ja Toomas! 5 aasta jooksul on saanud sponsoritest partnerid ja kaasaelajad, kes panustavad nii oma teadmiste kui ka kõige muuga, et Solaride jõuaks oma eesmärkideni. Partnerid, mentorid ja hooandjad. See on kogukond, kelle panus Solaridi eluloos on märkimisväärne. Palun lavale partnerite esindaja Kristjan Kuhi Eesti Energiast. No vot, midagi seal plingib. Nagu ei ole võimalik saada biokeemikuks muidu, kui vaatad, et mis seal mikroskoobi all toimub, või arstiks või kirurgiks ilma kedagi katki lõikamata ja kokku panemata, nii ei ole võimalik ka inseneriks saada ilma midagi ära lõhkumata ja pärast juppidest uue ja ägeda asja kokku panemata. Ma arvan, et sellised projektid nagu Solaride, need annavad üsna hindamatu panuse just Eesti inseneride järelkasvule. Ja kindlasti need noored, kes sellest programmist läbi käivad, ma arvan, et neist on pärast päris palju kasu. Nii et ma arvan, et Solaride'i programm on lihtsalt äge. Aga kahjuks me elame sellises mitteperfektses maailmas, kus on asjade ehitamiseks tavaliselt ei piisa lihtsalt kodust vanade juppide ära toomisest, vaid on uusi juppe ja vidinaid ja jubinaid ka vaja. Ja selleks, et neid uusi juppe saaks kokku panna, selleks on vaja raha ja abi ja toetust ja teadmisi mõnikord. Ja seda ma arvan, Solaride vajab sama palju nagu noori insenere, vajab ka toetajaid ja oma seda kogukonda ja teid on siin päris palju ja vaadake üksteisele otsa, see ongi see kogukond, vähemalt osa sellest. Ma arvan, et see kogukonna roll nii hooandjas kui ka mentorite näol, heade abiliste näol ja ka mõnede ettevõtete näol, kes tunnevad vajadust panustada inseneriharidusse, kindlasti kasvab.
ja nähes juba varsti seda blinkivat kolmandat autot, siis noh, on näha, et mõju juba sellel kogukonnal, kogu sellel Solaride'i tiimil on juba väga suur. Ja mitte ainult siis nii-öelda ülikoolides, vaid ka päris noortele, päris väikestele läbi Energiaavastuskeskuse väljapaneku, mis ka sellel aastal sai tehtud. Ja kindlasti teie tegevus mõjutab seda, et meil tulevikus oleks insenere üha rohkem ja üha paremaid. Niimoodi. Ikka blingib. Jah, tahaks juba näha seda autot ja sellega ma arvan, ma lõpetan. Ma soovin kindlasti Solaride'ile Austraalias edu ja ma väga loodan, et see 3. koht saab teil seekord ületatud. Kristjan. Noored, keda te näete siin ruumis enda ümber, on jõud, mis paneb Solaride'i rattad veerema. Nemad ja paljud teised Solariderid on eelnevate hooaegade jooksul tõestanud, et ükski takistus pole ületamatu ja ükski unistus pole liiga suur. Oma loo räägib Solarider, kes on aidanud ehitada kõiki 3 väikeseautot. Palun lavale Solaride'i elektroonikatiimi juhi Armin Mere. Ma räägin siis teile enda loo. Alustame siis aastast 2008, kus umbes 5-aastane mina kirjutasin jõuluvanale, et mina tahan saada endale ühte sellist puldiautot, millel käivad kõik uksed lahti, kõik pagažnikud, kapotid käivad lahti, rooli keeratus, rattad keeravad ja summutist tuleb suitsu. Ja siis kätte jõudis jõululaupäev. Uuse all oli mulle minunimeline kink. Esitasin siis selle luuletuse ja kui kõik olid oma kingid lahti kätte saanud, tegime selle lahti. Seest vaatas vastu mulle siuke umbes nii suur, väga vägev Lamborghini Murcielago mudelauto. See ei olnud küll puldiauto, aga kui ma sellega mängisin, siis käis must seest läbi siuke huvitav tunne. Seda võib kirjeldada umbes sarnaselt nagu sõidad autoga järsust mäest alla. Käib siuke jõnks läbi. Ja selle peale ma siis küsisin oma vanematelt, et kes teeb neid autosid, kes välja mõtleb neid autosid. Ja vastuseks sain ma midagi sellist, et seda teevad insenerid. Ja võt selle peale ma ütlesin kohe, et mina tahan saada autoinseneriks. Ja käisin seda kõikidele oma sõpradele ja vanavanematele kuulutamas, teadmata tegelikult, mis seda isegi tähendab. Mõned aastad hiljem, algkoolis, mängisin ma kooli kõrvalt siis klaverit, käisin laulutunnis, tegin igasuguseid huviringe ja tekkis kahtlusi, et kas see inseneeria on ikka minule. Et näiteks klaveritunnis ja lauldes mõtlesin, et minust võiks kasvõi saada näiteks laulja. Ja ükskord, kui mind kutsuti ühte raadiointervjuule, siis küsiti mult, et kelleks ma saada tahan. Ja endalegi ootamatult ma ütlesin millegipärast, et ma tahan saada politseinikuks. Ja ma tegelikult ei teagi, miks ma seda ütlesin ja ma olen mõelnud selle peale mitu korda, et miks ma seda ütlesin, aga see vist on midagi sellist, et see tundus nagu natukene tavalisem lapse unistus või midagi sellist. Aga siiski oli mul kogu aeg meeles see tunne ja see unistus saada siis inseneriks. Kerime nüüd aega uuesti natuke edasi, umbes 9. klassini. Laupäeva õhtuti, kui telekast tuli Rakett 69 saade,
vaatasime seda koos alati perega. ja mida rohkem seda vaatasin, seda rohkem see mind ärritas. Ma mõtlesin, et no come on, see on ju nii lihtne, et nagu seda ülesannet saab nii palju lihtsamini teha ja siis üks hetk ma võtsin kätte ja mõtlesin, et ma lähen näitan neile kätte, et kuidas seda teha tuleb. ja no esimesel aastal no ikka täiega haledalt kukkusin läbi ei saanud isegi vestlusvooru. aga teisel aastal läksin siis saatesse ja sain isegi 4 saadet, pidasin vastu. ja siis 4. saates kukkusin ma välja. ja ma olin päris nördinud. mõtlesin, et ei tea, äkki peaks minust isegi mingi humanitaar saama või midagi. aga siis nagu välk selgest taevast, umbes 2 nädalat hiljem helistas mulle Kristel Solaride'ist siis ja kutsus mind Solaride'i. Ma sellel hetkel ei teadnud täpselt, mis see Solaride on. Ma ei olnud sellest väga kuulnud, natukene olin kuulnud hommikusaatest Anuga. Aga ma täpselt ei teadnud, mis see on, aga kui Kristel mulle ära seletas, siis ma ütlesin, et noh, mis seal siis ikka, lähme teeme ära. Aga noh, ega see esimese auto ehitus väga lihtne ei olnud. Algul läksime sinna, et teha siis esimesele autole kommunikatsioonisüsteem. Et siis autos oleks erinevad moodulid omavahel suhelda. Aga väga kiiresti tuli igast erinevad teisi ülesandeid, kus ma pidin tegema tulede kontrolleri autole. Siis pidin veel, ma ei tea, jutmestust tegema ja kõiki muid asju, et auto valmis saaks. Ja pärast pikka ehitust saime seda siis piisavalt valmis, et me saatsime selle Marokosse. Ja Marokosse jõudis see umbes 24 tundi enne võistluse algust. Siis me tegime terve öö läbi tööd ja jõudsime vist stardijoonele umbes tund aega enne seda, kui see stardijoon kinni pandi. Me olime väga rõõmsad, aga Baltikumi esimene päikseauto jõudis stardijoonele. Hakkasime siis sõitma ja ega see väga ei jõstnud. Vähem kui kilomeetri pärast auto enam ringteel edasi ei sõida. Ja peale seda kohe natuke maad edasi kukkus meil vedrustus kokku ja siis läks veel rehv katki ja no ega see teine päev ka parem ei olnud, seal läks ka rehvid katki ja vedrustused katki aga siis 3. päeval läks juba päris hästi. Vist isegi läks korra rehv katki, aga selle tegime korda ja sõitsime terve maa omal jõul läbi. Ja me olime nagu täiega laes ja me saime isegi magada öösel. Auto oli terve. Ja lootsime, et järgmisel päeval jätkub kõik samamoodi. Aga siis 4. päeval ei jõudnud vist isegi tundi aega sõita, kui meil põles autol mootorikontroller läbi. Ja noh, sinna see võistlus siis jäi. Aga ma ei olnud päris rahul selle autoga ja ma mõtlesin, et ma jään ka teiseks hooajaks. Ja teisel hooajal pakuti mulle siis tiimijuhi rolli Solaride'is. See tundus alguses päris hirmuäratav, et kõik loodavad sinu peale või arvestavad sellega, et sinu tiim ja sina pead vastutama selle eest, et auto saab õigeks ajaks valmis. Aga ma võtsin selle väljakutse vastu ja ma olen väga õnnelik, et ma seda tegin. Nüüd teisel hooajal, kui meil oli hooandja kampaania ja me kogusime raha, et me saaksime tiimile pileteid osta Austraaliasse. Siis istusin ma kodus arvuti taga. Mul oli Facebook lahti ja ma kirjutasin seda postitust. Ja mul käis kõhust see sama tunne läbi, mis käis mul 5-aastasena, kui ma seda Lamborghini Murcielagot käes võtsin. See oli äratundmine, et see on minu eriala. Ja mulle meenus mu lapsepõlveunistus, et ma tahan saada autoinseneriks. Ja sellel hetkel ma sain aru, et ma tegelikult päriselt ka olen oma lapsepõlveunistuse täitnud. Ja ma ei tea, kui paljud saavad seda öelda, et nad on oma lapsepõlveunistuse täitnud, aga mina seda saan öelda. Nüüd.
selline oli minu lugu. Aga see ei ole ainuke lugu. Sellel hooajal on Solaride'is 55 teist lugu ja unistust. Ma palun lavale Solaride'i 3. hooaja meeskonna, inseneeria meeskond. Palun. Finants ja partnerlus. Personal. Ja koolitus- ja arendusmeeskond. Mina siiralt usun, et need 55 Solariderit ja meie unistused ongi see, miks meie partnerid, toetajad, mentorid ja ülikoolid ja kõik teie, kallid külalised, meid toetate. Aitäh teile! Aitäh, Armin. Ja nüüd üks auto, üks kogukond, üks missioon. See on Solaride 3. Mina olen Solaride'i 3. päikeseauto peainsener ja see siin on Solaride 3 Enefit. Seda autot oleme tänaseks päevaks arendanud nüüd umbes 16 kuud. Ning 16 kuud on meie kõigi jaoks olnud vägagi põnevad. Kui hooaja alguses panime auto kontseptsiooni paika, panime selle aluseks kõik, mis me olime õppinud eelmiste hooaegade jooksul ning võistlustest. See tähendas, et alustasime hooaja alguse autoga, kus oli 4 kohta ning akupakk natukene suurem kui Solaride 2. Kõik see oli ilus, kuni tulid uued reeglid umbes meie 6. arenduskuul. Ning kõik meie seni tehtud arendused keelati pahupidi. Muudeti ära see, et enam ei olnud mõistlik teha 4-kohalist autot. Samuti piirati ära ka akupaki suurus ning võistlust kõige tipuks liigutati 2 kuud varasemaks. See tähendas, et pea üleöö kaotasime ära mitme kuu arenduse ning aega, mis on meie jaoks veel kõige väärtuslikum. Aga nagu te näete, siis alla me ei andnud ning tänaseks päevaks oleme viimase 10 kuuga arendanud välja Solaride'i uutele reeglitele vastava päikeseauto.
et te saaksite võib-olla natuke rohkem aru, kuhu teie lähedased, lapsed, õed ja vennad või muud moodi olulised inimesed kadunud on need 10 kuud või 16, siis ma räägin natukene mõnest auto suuremast komponendist, mille kallal me siis töötanud oleme. Nagu ka paljud juba teavad, siis põhimõtteliselt kogu võistluse hindamine käib meil efektiivsuse peale, mis tähendab, et me peame võimalikult väikse energiakuluga läbima võimalikult pika distantsi. Kui me sõidame võistlustel, moodustab umbes 70% meie auto energiakulust just aerodünaamika. Ning seetõttu on see auto üks kõige olulisemaid, keerulisemaid, aga ka silmapaistvamaid osi. Hooaja alguses, kui hakkame oma auto uut kere arendama, võtame aluseks erinevad madala õhutakistusega tiivaprofiilid, mida me analüüsime, kombineerime ning seeläbi saame kätte kere siukse baaskuju. Kui oleme jõudnud endale sobivasse punkti, siis hakkame seda ilusat keret sobitama ka kõigi ülejäänud autokomponentidega. See on vägagi iteratiivne ja pikk protsess, mis nõuab, et me teeme sadu kompromisse, et mahutada ära kõik asjad ning samal ajal võimalikult vähe tõsta selle kere õhutakistuskoefitsienti. Õhutakistuskoefitsient, nagu eelnevalt mainitud, on number, mida kõik päikeseautotiimid proovivad ajada võimalikult nulli lähedale. See näitab, kui efektiivselt suudab üks läbi õhu liikuv keha seda õhku läbida ning suures pildis, kui palju ta selle jaoks energiat kulutab. Kui keskmise sõiduauto õhutakistuskoefitsient on umbes 0,25 kuni 0,3, siis sellel autol on see 0,13. See on ka suur edasiminek võrreldes eelmise päikeseautoga, mille õhutakistuskoefitsient oli umbes 0,18. Ehk juba ainult aerodünaamika pealt oleme me umbes 33% efektiivsemad. Aga mis päikeseautos oleks, kui ei oleks päiksepaneele? Ka need on väga oluline osa, kuna siit on meie ainuke võimalus iga päev saada juurde energiat. Päiksepaneelid oleme me kõik ise valmistanud ning need koosnevad maksjoni päikeseelementidest. Need päikeseelemendid on kõige efektiivsemad, mis on meile võimalik saada ning nende tippefektiivsus jääb kuskile 25,7% juurde. Nagu te näete, siis võrreldes eelmise autoga on enamik selle auto paneelidest just auto tagapool. Ka see on seotud sellega, et võistlus toimub nüüd augustis, mitte varasemal nagu oktoobris. Augustis on Austraalias kevad, mis tõttu on ka päike madalamal ning sealt tuleb vähem energiat. Seetõttu oleme paigutanud rohkem paneele auto tahapoole, et saaksime võimalikult palju sellest vähesest energiast kätte. Päiksemeelest edasi liigub see saadud energia meie akupakki, mis nagu ka eelmisel autol oleme täiesti ise disaininud ja tootnud. Selle akupaki aluseks on samuti võtmesõnad nagu turvalisus, töökindlus, hooldatavus ja jahutus, mis me nägime, et on Austraalias vägagi oluline. Kokkuvõttes on uus akupakk küll 3 korda väiksem kui eelmine, aga ligi 10 korda energiatihedam. Selle 15 kW-tunniga, mis meie akupakki mahub, saab üks keskmine elektriauto sõita umbes 100 kilomeetrit. Meie saame selle 15 kW-tunniga sõita umbes 700 ja isegi natukene peale, kasutades siis lisaks ka päikseenergiat. Aga päiksepaneelide akupakkaüksed autot ise sinna finišisse ei liiguta. Selle jaoks on meil tagateljes 2 Marandi rummumootorit, mille efektiivsus maanteekiirustel on üle 97%. See tähendab, et võistlusel sõites läheb mootorites kaduma umbes ainult 50 vatti energiat, mis on umbes sama palju nagu ühe hõõgpirni võimsus. Okei, päiksepaneelid, akupakk, kere on olemas, aga on vaja ka midagi, mis seda kõike koos hoiaks. Selle jaoks kasutame sellel hooajal kombinatsiooni toruraamist ja süsinikust veerustuskastist. Toruraam, nagu ka eelmistel autodel, on meil Tokol R8 eriterasest, mis võimaldab meil siis saada võimalikult kerge raami, säilitades samal ajal sõitjate turvalisuse ja piisavat raami tugevuse. Mis sellel hooajal aga erinev on võrreldes eelmistest autodest, on see, et meie esitelg kinnitub ülejäänud auto külge, kasutades komposiitmaterjale. Seda disaini otsuse me tegime hooaja alguses, et tuua tiimi sisse rohkem teadmisi komposiitmaterjalide tootmise, analüüsimise ja kasutamise osas. Ning see on meile väga hea stardipunkt, et järgmistel aastatel juba veelgi rohkem komposiitmaterjale kasutada
ning seeläbi autot veel kergemaks ja efektiivsemaks saada. Nüüd on peamised komponendid, mis on hädavajalikud auto liigutamiseks küll olemas, aga meil on vaja ka midagi, mis selle kõik omavahel kokku seoks. Selle jaoks on meie tarkvaratiim töötanud jällegi välja uue telemeetria ja strateegia rakenduse, mis võimaldavad meil seda auto potentsiaali maksimaalselt ära kasutada. Telemeetria abil saame me saateautost jälgida kõike, mis selles autos toimub, ning strateegia rakendus võimaldab meil võistluse ajal valida võimalikult õige sõidukiiruse, et oleksime jällegi võimalikult efektiivsed. Nii, auto nüüd sõidab, on efektiivne, aga kuskil peavad inimesed ka paigutama. See on ka tegelikult ka väga oluline teine hindamispunkt meie võistlustel, kuna need autod, mida meie ehitame, on mõeldud olema võimalikult sarnased tavalistele tänavaautodele, ehk oluline on ka mugavus ja praktilisus. Just seetõttu ongi sellel autol ka eriti palju rõhku pandud selle peale, et meie internet oleks võimalikult hea välja ning oleks võistlejatele võimalikult mugav. Kõike seda saate te juba varsti vaadata siin sees, et ütleks, et näeb päris hea välja. Aga, et see siin liiga pikale ei läheks, tahaksin mõelda seda, et seda autot ei ole ma ehitanud ka ainult üksi, vaid tegelikult koos terve Solaride'i meeskonnaga, kes on siin lähemal või kaudsemal viisil panustanud. Ehk kõik Solaride'id, palun tulge lavale. Nii, see ongi teie ees 3. päikeseauto Solaride'i 5 aastat teadmisi, kogemust ja rasket tööd kogutud on täna teie ees. Ja see on üks väga suur põhjus, miks ju me täna kõiki teid siia ka lõpuks kutsusime, et seda kõike teiega koos tähistada. Aga nagu Joosep ütles, seda autot ehitanud ei tema üksinda, ei insenerid üksinda, vaid teie ees on 3. hooaja Solaride'i meeskond. Ja me tahame kõik 56 teid tänada selle toetuse eest, mida te olete selle auto ehitamiseks meile andnud. Nii et aitäh teile! Ja nüüd, kui see oli auto esmaesitlus, nüüd hakkab meie esimene juubel. Ehk siis jääge kõik siia, sest jooke pakub seal imelises nurgas Punchbar, seal saate süüa Köömeni poolt ja kui te omavahel rääkida ei taha, siis tulge rääkige meiega, sest me oskame ka rääkida. Igal juhul, Kermo, pane meile natukene muksikat ja aitäh kõigile, kes te siia täna tulite.